Gert Jüer, Kose Seitsmejärve rattamaratoni võitja, et mis tundega siis finišis, ilmselt Peetriga oli teil natuke kokku lepitud? Jah, selles mõttes küll, et kui me siin üldvõidu peale tahame tiimiga sõita, individuaalüldvõidu peale, siis oleks mina pidanud võtma maksimumi, et selles mõttes küll jah, et oli vaja Jostenile ikka pähe panna. Ja läks ideaalselt plaan, et Peeter oli ise veel teine ja hästi läks. No oligi, et keegi väga rünnata ei jõudnud, mul endal oli ka, mõttes oli küll, aga siis juba tunned, et natukene nagu jalad juba kangis ja et kas hakkab kramp tulema või mis, et ja siis kuna mul finiš on tugev, siis ma nagu ei julgenud kusagil keset sõitu endal neid padruneid hakkama panna, et mina ise jätsin kindlalt lõpu peale. Aga räägi, kuidas Kose rada tundus, et kus maal siis põnevaks läks, et pikalt oli tänavu sellist üheskoos sõitmist, et saite pika roduga sõita? No ütleme, et siin kohe alguses läheb siin põnevaks, et ma ei olnud kunagi seda maratoni veel sõitnud siin, et niisama matkamas olen käinud küll, aga väga lahe rada, et üks lemmikutest, tundub nii. Aga vormi oled leidnud, ilmselt lähed Tallinna rattamaratonile samade mõtetega nagu siin startid? Jah, et vorm tundub hea ja üritab samamoodi seal viimasel etapil teha ja siis eks vaatab, mis saab. Mis need punktid kokku teevad, eks? Jah, et plaan on lihtne, et lihtsalt tuleb ära võita ja siis eks pärast liidetakse kokku ja vaatab. Igal juhul, Gert, palju õnne ja jõudu jaksu! Aitäh! No nii, palun aplausi võitjatele! Nii, Mari-Liis Mõttus, Kose Seitsmejärve rattamaratoni kiirem naine siis. Nägu naerul tundub, et oled väga rahul. Loomulikult, et selle hooaja esimene maratoni võitja sellisel vingel rajal ka, nii et miks ei peaks naeratama? Et kauoodatud Kaunike tuli ära tänavu hooaeg, et pidid ikkagi 6 etappi ootama seda? Jah, võib ka nii öelda, et eks seda võis arvata ka treeningutest, et hooaja lõpupool läheb nagu vormikurv läheb ülespoole, aga et lõpuks see võit ka ära tuli, et seda ma võib-olla täna ei oodanud. Aga naiste vahel oli teil täna ikka päris põnev sõit, et ega te üksteise järgi olite ikkagi päris tihedalt, et kus maal siis nagu teada said, et nüüd on ikkagi finiš on sinu esimesena üle joone tulla? No tegelikkuses üldse sõidu alguse pooles ma ei oodanud, et ma täna võidu peale sõidan üldse, sest et Janelle läks üks hooga eest ära ja ega teised ka nagu väga kehvasti ei sõitnud, aga kuidagi seal 10. kilomeetril singlitel hakkas nagu tunne paremaks minema ja vaikselt hakkasin selgasid kinni püüdma ja kuulsin ka, et see vahe nagu järjest väheneb Janellega ja kui me saime pundi kätte, siis ma teadsin, et ilmselt ma teda nii lihtsalt maha ei raputa ja pigem jääb see asi lõpupoole. Et nagu Janelle finišis ütles, et ma ülatasin teda seal kohas, kus ma mingi 600-700 meetrit enne lõppu kiirendasin, et ma ise ka ei olnud plaaninud seda päris, ma mõtlesin, et võib-olla natuke hiljem, aga siis lõpuks mõtlesin, et miks mitte ja nagu näha, siis plaan õnnestus. Kõik õigustas ennast, tegid kõik õigesti? No, ma ei tea, eks alati võib mingeid vigu leida sõidust, aga lõpp hea, kõik hea. Aga kuidas siis Kose raja kokku võtad, et see ei ole päris tüüpiline Eesti maratonirada? Ei, kindlasti mitte, et mulle väga meeldib see, et arvestades, et siin mõlemad aastad on nagu hästi ka läinud, et nii eelmine aasta oli siuke mudasena oli ta väga põnev ja täna siis niimoodi kuivana oli samamoodi tegelikult väga vahva, et sellist singeldamist on nagu väga palju ja seda nagu igal maratonil ei kohta, et ma arvan, et siin on nagu õiget asja aetakse ja ma arvan, et pangu niimoodi edasi. Igal juhul, Maris, palju õnne sulle ja ega siis midagi, kui Tallinna maratonil näeme. Aitäh!